see harjutus on tegelikult soojendusharjutus ja mõeldud ennekõike selleks, et seletada inimestele, miks nad võiksid kasutada nimelt Firefoxi. Ja ma arvan, et üks hea põhjus on see, et on olemas Adblock Plus, mis eemaldab veebilehtedelt kõik reklaamid, kaasa arvatud õige filtri puhul ka Eesti veebilehtedelt. Ja ma tean, et ühe hea Eesti veebilehtede reklaamifiltri on teinud selline ajaveebnik nagu Viljar Sepp. Ja kui ma kirjutan otsiaknasse Sepp Adblock Plus, siis ma peaksin leidma kohe üles õige lehekülje. Siin on odav populaarsus on selle pealkiri ja me leiame siit põhimõtteliselt 3-punktilise õpetuse. Installi Adblock Plus, mine Tools, Adblock Plus, Filters, Add Subscription ja sinna tuleks panna siis vastavalt selline aadress. Ma valin selle hiirega ära, teen Ctrl-C copy, siis on see mul juba meeles. Ja tõesti teeme siis, installime Adblock Plussi. Võtame selle Mozilla kodulehekülje pealt, et oleks kindlalt turvaline allikas. Nii, installida. Taaskäivitame Firefoxi. Ja nüüd on meil siis võimalik minna Tools, Adblock Plus, nagu oli öeldud, Filters, Add Filter Subscription ehk lisame tellimuse, ütleme, et see on näiteks SEPA list ja paneme siia selle sama Ctrl-V, pastime selle nimekirja. Kuna siin on linnukene Update Automatically, siis perioodiliselt kontrollitakse seda listi ja kui SEP lisab sinna mingisuguse muudatuse, näiteks on muutunud midagi Delfi veebilehe koodis, siis tuleb see muudatus automaatselt teie arvutisse üle. Okei. Ja veel kord okei. Ja nüüd on siit paremalt juba näha, et Adblock Plus on installitud ja aktiivne. Mul on võimalik siit Linuxi alt võtta see aktiivsus ka maha, kui ma sooviksin. Ja me võime minna näiteks minu pärast Postimehe veebilehele ehk postimees.ee ja on näha, et reklaam on kadunud. Me võime võtta korraks Adblocki maha ja uuesti laadida selle lehekülje ja nüüd on siis läheda jällegi reklaamiga ja jälle Adblock enable ja uuesti ilma reklaamita.